mis mõte üldse elada on, kui sa pole jumal, eks ju. Rasked ajad on ka, siis inimesed tulevad, you can do it, et aitäh sõbrad, et te sisendate mulle seda, et ma olen jumal, et mina kontrollin kõike, et ma saan hakkama. Muidugi ise peab tegema omalt poolt maksimumi, loomulikult. Aga see teine pool on ka nagu tähtis, me unustame selle teise poole, et meid koolitatakse igast tarkad nipid on ja snitid, kuidas saada küllust ja manifesteerida ja nii ja naa, eks ju. Mehaaniliselt mingid salaretseptid. Aga ega sellest midagi kasu ei ole, kui sul on halvad omadused, siis sa oled nagu nii õnnetu. Ja sa ei saa üheski haigusest vabaks, haigused transformeeruvad, iga iseloomu omadus on seotud mingi organiga. Ja hingel on vaja omaga püüdmatut armastust kõigi suhtes, mitte äriplaani. Äriplaan võib ka olla, aga kui selle motivatsioon on, et ma tahan jumalat mängida, siis palju õnne. Jälle järjekordne läbikukkumine, uus keha. Aga muidu jah, et sümptom sellest, kui kõva Vahinda Tegelinski on see, et kui sul õudselt hästi läheb, et palju sul katus sõidab. Et mingi kukele ma olen, minul õnnestus. Või siis kõik on pekkis, et ma ei viitsi midagi teha, kõige kukele oma jumala ja ma ei tea, kõigega suulased ja kõike riik ja kõik. Ma ei viitsi midagi teha, mõtet, ma olen nii palju läbi kukkunud. No lähed nagu teise äärmusesse. Et siis vaimsus avaldub sellest, et kui sul õudselt hästi läheb, sul katuse sõida ja kui õudselt kehvast katuse sõida, et selle järgi näed, kui kõva poiss sa oled. Jumal nagu teeb kõigile ju neid asju, et kõik me oleme ju kaotajad. Laias laastus kadestada pole kedagi, nagu ma olen rääkinud, et kõike ootab vikandipoiss, kõik unustatakse kiiresti, et ainuke tähtsus on, kuidas sina arendad suhet kõige kõrgemaga ja näha, siis teisi elus on nad ka hingedena nendest kehakihtidest läbi, arvestades nendest kehakihtides ja makstes ikkagi üüri. Aga kui sa hinge unustad, siis juhtub see, mida me näeme dokumentaalfilmides hästi rikaste kuulsate inimestega väga suures protsendis. Ja siis teine aspekt on see, et mis kuulub sinule. Alguses sa arened, mõtled, okei, et ma annetan vaimsetele asjadele midagi või inimestele annetan. Ja siis sa lõpuks saad aru, et isegi su ajud ja kõik funktsioonid, kõik kuulub nagu nii Krishnale, kõik kontrollib ja kõik alal hoiab Krishna. See teeb nagu alandlikuks ja lihtsalt need on vahendid, sulle võimaldatakse, sa suhtud sellesse aupaklikult ja läbi mõeldud, eks ju, nende vahenditesse, mis sul on, küllused, materiaalsed asjad isegi. Aga bottom line on see, et sa saad aru, et need on renditud, et isegi see keha on renditud, see keha pead isegi ära andma.